Tere tulemast kuulama meie kooli podcasti erisaadet, mis on pühendatud Saku Gümnaasiumi 94. sünnipäevale. Me viibime hetkel ruumis, kuhu paljud tihti ei satu. Nimelt gümnaasiumi maja koolijuhi kabinetis. Täna teeme väikese ajaränna ja meenutame eredamaid hetki, naljakaid seiku ja südamlikke mälestusi, mis on meie kooliaastatesse jäänud. Meil on stuudios koolijuht Keit Pomočkin ning gümnaasiumiastme õpilase esinduse president Maia-Lorena Medina, asepresident Laura Abe, põhikooli õpilase esinduse president Helena Kristin ja asepresident Margarita, kes kõik jagavad oma vaatenurka, milline on olnud nende kogemus meie koolis ja mis teeb selle paiga eriliseks. See saade on pühendatud nii meie kooli ajaloole kui ka tulevikule, sest juba järgmisel aastal tähistame suurt 95. juubelit. Aga nii, alustame siis küsimustest. See on siis laia ringi küsimus, kõik vastavad, kes teavad, mida vastata. Kui mõtlete tagasi oma kooliajale siin, mis on esimene mälestus, mis pähe tuleb? Minul on esimene koolipäev, kui ma sõitsin tööle ja ma olin selleks ostnud endale elektritõukeratta. See oli 2. august 2021 ja panin pähe rohelise kiivri, nagu peab olema, eks ju. Ja sõitsin uhkelt Uusmäe tagant Kasemetsa külast siis algkooli majja, praegu siis algkooli majja Tallinna maantee 10. Ja kuidagi hästi elev ja ülev tunne oli tulla esimest päeva kooli tööle koolijuhina. Ja mulle tundus, et absoluutselt kõik inimesed naeratasid, mulle lehvitasid, mul oli väga hea tuju ja see päev läkski tõesti toredasti hästi. Ja esimene inimene, kes meid vastu võttis, oli juhiabi Miia. Ja tema on jätkuvalt meie kooli üks inimene, kelle kohta võib öelda Päike. Ja, et ma laiendaks seda ideed, et mul on samuti, et kõige esimene asi, mis meelde tuleb, on esimene koolipäev. Ja ma mäletan, ma sain esimeses klassis endale niukse Lotte Aabitsa popist niukse kohvri, et see oli päris lahe, et niuke meelde. Ja üks asi, mis veel meelde tuleb, on see, et ma mäletan, et 1. septembri aktusel ma jutustasin oma lasteaia sõpradega ja ma sain peale seda oma vanavanemate pragada. Seega, jah. Minul on ka ilmselt ikkagi kõige esimene koolipäev, et kõige lemmikum osa oli kindlasti muidugi see, kui õhupallid said õhku lastud. Et ma arvan, et see on üks asi, mis kõigile jääb meelde. Ja mäletan ka seda, kui istusime klassikaaslastega niimoodi ritta. Mina olin muidugi kõige esimeses klassis S-pingi tüdruk on ju. Et kõik kogu aeg õiendasid üksteisega, et ei, peate istuma niimoodi, et käsi on teise käe peal, et muidu ei ole viisakas. Ja siis nüüd meil siiamaani osad istuvad niimoodi. Minu esimese klassi siis kogemus või oligi esimene koolipäev. Oli samuti see, et ma tulin klassi ja ma nägin kõikide laudade peal olid väiksed karbikesed ja siis ma nägin peal oli minu lemmiktegelane Lotte, siiamaani lemmiktegelane. Ja siis pärast, kui meil õpetaja rääkis ära kõik ilusti, aktused oli läbi, siis ma läksin koju ja vain selle karpi ja siis ma mäletan väga hästi, et see oli Lotte Aabits ja see on mul ikka veel alles kuskil olulises kohas. Ja vahepeal ikka vaatan seda ja mõtlen, et tore, et ikka koolis käia, et nii palju sõpru saanud siin ja et väga suur osa minu elust siin olnud. Ma arvan, et mul on samuti see sama esimene koolipäev, et siis kui sind viidi mingi võõra 9. juurde, sa pidid temast käest võtma ja siis tal oli õhupall käest, andis selle sulle. Läksime õue, lasime selle ülesse, siis sa pidid võtma enda uues klassikaaslasest nagu käest kinni, võõra inimesega kõndima klassi, et see oli õudne, aga samas vahva selline kogemus. No näed, esimesed jäävad hästi meelde elus ja tõenäoliselt, kui me küsiksime õpetajate kohta, siis väga paljud meist ütleks, et mul on meelde jäänud ka minu esimene õpetaja. Minu teine õpetaja Helgi Parts, kes oli ka õppealajuhataja sama koolis. Tema on mulle eriliselt hästi meelde jäänud ja seda lugu ma olen kogu aeg rääkinud. Ja see on kuidagi nii palju mõjutanud mind, et te kuulete seda sõna ütlemas mulle minu poolt iga päev. Nimelt tema õpetas mulle tere ja seda, kuidas siis kätt anda viisakalt ja silma vaadata. Et minu meelest on
universaalne oskus ja kõige suurem lugupidamise avaldus üldse, mida üks inimene teisele saab teha, et alustada vestlust ja tore, et meie koolis ka see tere ikkagi on täitsa heas seisus. Aga jah, võtame siis äkki teise küsimuse. Nii, milline on teie jaoks kõige meeldejäävam koolipäev või sündmus ja mis on teinud selle meeldejäävaks? Alustame õpilastest. Ma võin alustada seekord, et kindlasti, et sündmus või pigem traditsioon on playback, et seal on absoluutselt kõik ootavad seda ja muidugi igaüks kardab natuke lavale minna, aga see on tõesti kõige meeldejäävam, et seal on emotsioonid laes ja justkui ollakse kooliga nii ühtne ja kõik. Ma võin öelda, et minu jaoks kõik seda kahjuks kogeda ei saanud, aga kuna mina olin algklassides rahvatantsuklass, et minu jaoks kõige meeldejäävam on rahvatantsulaagrid, mis meil olid Kloogaranna laagris, niimoodi ära minna üheks ööks, mis asja teise klassi tüdrukuna terve klassiga oli üliäge ja need trennid olid ka niimoodi, et keegi väga ei viitsinud käia, aga tuli ära teha. Minu kõige meeldejäävam sündmus praegu on eelmise aasta kooli playback, sest kunagi ma väga kartsin laval esineda ja siis nüüd järsku pannakse mind laval õhtujuhiks ja see roll oli mulle hästi suur. Ma muretsesin nii palju, aga lõpuks minu meelest mul läks väga hästi. Pikali kukkunud lava peal, nii et väga hästi läks minu meelest see. Ma ütleks samuti playback ja täpsemalt eelmise aasta playback, siis kui me pidime olema lavatagune tiim ja siis, et nüüd te võite alustama ja nüüd alustada, jooksete kiiresti, panete kõik ära, siis jooksete tagasi, vaatate seda esinemist, panete kõik ära, panete kõik uuesti, et see oli selline pingeline, aga vahva. Minu jaoks on väga erilised kõik sündmused, kus õpilased on laval. Siiralt ja südamest, et see rõõm, ja ma tean, ma ei ole siin üksi, et see läheb ka õpetajatele väga korda näha teid, näiteks sinu lugu, et esimest korda olla laval ja õhtujuhi rollis. Ma arvan, et mina olin umbes sama vana, kui ma midagi sellist hakkasin nii tegema või ma leidsin endas julguse ja ma mäletan, üks õpetaja julgustas mind väga, et kui mine, sa saad sellega hakkama, ma ju tean seda. Et mingi sarnane suur sündmus, ma pidin olema õhtujuht põhikoolis 8. klassis. Väga huvitav kokkulangevus. Aga kõik need sündmused, kus õpilased on laval ja juba mainitud playbackidest kindlasti meie kooli viimase 12 aasta suur sündmuseni kooli muusikaline välja. Ja sinna vahel loomulikult koolijuhi rollis alati need 1. septembri tarkusepäeva aktused. Sel aastal oli see erakordselt suur ja võimas sündmus. Ja siis loomulikult kõik need lõpetamised, et kui ühest noorest on saanud äge noor inimene, kes on jõudnud oma elus kas siis põhihariduse omandamiseni 9. klassis või siis juba ka keskhariduse omandamiseni ja need on alati erakordselt emotsionaalsed ja südamlikud sündmused. Kas meie koolis on mõni traditsioon, mis teie arvates kõige paremini peegeldab Saku Gümnaasiumi kooli vaimu? Ma sooviks alustada sellega. Et minu meelest on 2 tükki, millest üks on siis meie kooli olümpia, mis on toimunud küll ainult 2 korda meie kooli ajaloos, aga ma ütleks siiski, et see näitab väga, kui hästi meie kooli õpilased on võimalust üksteisega läbi saama ja kui väga kõik päriselt soovivad osa võtta üritustest. Ning teine olekski siis meie armas koolimuusikal, mis on minu meelest kõige ägedam traditsioon. Minu jaoks kõige tähtsam traditsioon või kõige olulisem, mis peegeldab õpilasi, on siis stiilinädalat. Sest kui sa oled stiilinädala ajal koolis, sa näed, et teemaks on näiteks mingi sügise värvid, siis sa alati näed, et kõigil on teemaga seotud, aga kõik teevad omamoodi seda. Et näiteks tema kannab midagi pruunikat, tema kannab midagi musta ja kõik vaatavad omamoodi, kuidas nad näevad seda teemat. Ja see on minu meelest nii äge, et sa saad näha, et kuidas õpilased päriselt arvavad ja kuidas õpilased käituvad ja et kuidas nad ise on. Et see on minu meelest hästi äge. Ma arvan, et ma tooks välja spordipäeva, et see on selline
ütleme nii, et sündmus, kus nagu kõik peavad nagu suht koostöös olema. Et see on päris vahva, et kõik annavad nagu endast parima alati, et on alati selline pinge sees, et kes võidab, kes ei võida, et jookse, et ära jookse, et see on jah, selline päris vahva minu jaoks. Ja ma täiendaksin Maia ideed, et muusikal on täiesti nii tohutult suur ja tähtis sündmus, mis toob ka kokku mitte ainult õpilased ja koolipere, vaid ka lapsevanemad ja üleüldiselt Saku elanikud. Et see on võimalus siis, see on väike võimalus, kuidas näidata siis vanematele ja täiskasvanutele, et millega me siin koolis tegevame. Neid jällegi on nii palju ja oleme olukorras, kus tuleb välja tuua, eks ju mõned, siis mina toon meie kooliaasta alguse rongkäigu, mis on ikkagi kujunenud nüüd selliseks oodatud traditsiooniks ja vahva on näha, kuidas ka siis meie kooli kogukond kokku tuleb, et kuni vanaemadeni välja lehvitama kaasa elama endised õpetajad ja teine võib-olla selline ütleks niimoodi, et see, millele ma väga kaasa elan koolijuhina ja mõeldes õpilastele ja mõeldes Eesti rahvale ja kultuurile, on kindlasti meie rahva ja laulutraditsioonide kestmine. Et ülimalt kihvt on ja minu südame tuleb alati rõõmsaks, kui me saame jällegi näha meie rahvatantsijaid, koorilauljaid esinemas, ennast väljendamas. Mõni neist on hoopis bändiga laval, väga äge. Et ja sellepärast minu meelest on ääretult oluline ka hoida, sest seal on see põlvkondade ülesus ja ühisosa olemas, et uued noored tantsijad tulevad peale ja lauljad ja hiljem saavad juba lapsevanematel vaadata, kuidas nende lapsed toimetavad ja laulavad ja tantsivad, et kuidagi sellise Eesti rahvuse, kultuuri ja võib-olla sakulaadse traditsiooni juurde ikka käivad ka laulmine, tantsimine ja loomulikult sport ja liikumine. Nii et see kogukond on meil ka ikka väga võimas. Kui te kirjeldaksite meie kooli ühe sõnaga, mis see oleks? Ma võin alustada, et kindlasti oleks sportlik, kuna meil on sport niivõrd tähtsal kohal. Meil on liikumisõpetusaine on hästi oluline ja seda hästi väärtustatakse ja üleüldiselt spordipäevad, olümpiamängud, iga stiilinädal on üks sporditeema on sees vähemalt ja see on tohutult oluline meie koolis ja üleüldiselt Sakus. Mina ütleks võimas, sellepärast et lihtsalt on üliäge vaadata, kui palju on võimeline üks kool nagu ühiselt tegema või nagu ühe kooli õpilased tegema. Eriti kuna ma tulen mitmekultuurilisest perest ja nagu need teised kultuurid, kust ma pärit olen, seal ei saaks isegi unistada nii ühtsest kooli kogukonnast, et see on üliäge minu meelest. Mina ütleksin, et meie kool on kaasaegne, sest ma olen kuulnud emad lugusid, et minu ajal niisugused asju ei olnud nagu sul on praegu ja niisugused lugusid. Aga kui sa nüüd koolis käid, sa märkad, et AI kasutatakse juba õppes. Mina ise olen kasutanud, et mitte seda, et mis see vastus nüüd on matemaatika selle ülesandele, vaid nagu päriselt ka, et näiteks seleta mulle teema lahti, kuidas ma võiks täiendada oma tööd ja niukest ja nagu see on minu meelest nii hea, sest võib-olla mulle alati näiteks, mitte alati, aga vahepeal näiteks keegi ei saanud koduks abis olla. Ja siis oligi alati, et nüüd on hea abiline, et AI, et alati saab aidata ja see on väga hea, et see õppesse on tulnud rohkem. Ma arvan, et mina lisaks siia aktiivne, sest meil on väga palju õpilasi, kes teevad nagu väga palju kaasa, ütleme nii, näiteks need samad stiilipäevad, spordipäevad, et väga palju õpilasi teeb kaasa, et näiteks need stiilipäevad igaüks, nagu Helena juba rääkis, et mõtleb, et ütleme, et punane ja siis keegi teeb nagu sellest punasest nagu midagi sellisest wow lihtsalt, et enda stiilis jällegi. Spordipäev väga paljud õpilased teevad kaasa, et nagu elavad kaasa, et see on väga lahe, et jah. Ma kasutan siis seda koolijuhi kaarti ja ütlen 2 sõna, et kõikidest sõnadest ma täna tahan toonitada võimaluste rohke ja konkurentsivõimeline, mis on ju lõppkokkuvõttes hariduse juures ülioluline, et need teadmised, oskused, mida meie õpilased koolis saavad, et nendega on võimalik purjetada kaugele just nende unistuste poole, kuhu sina tahad liikuda. Ja vähemalt
seni on meie kooli erinevad näitajad ikkagi kas kinnitanud või pigem kinnitanud, et meil on konkurentsivõimeline haridus. Aitäh teile, et jagasite oma mälestusi ja mõtteid. Iga teie lugu on osa meie kooli ajaloost ja just need hetked annavadki meie koolile hinge. Soovime koolile palju õnne 94. sünnipäevaks ja edu, rõõmu ning ühtehoidmist teel suure 95. juubelini. Aitäh kuulajatele, et olite meiega. Hoidkem meeles, iga päev koolis võib saada uueks mälestuseks, mida tulevikus meenutada.